armas koolipere! Saatsime just ära 19. lennu ning uurisime, kuidas vastu pidada gümnaasiumis. Vaatan, kuidas lähed siit rahulikul sammul. Loodan, et siit kaasa viid, mis ootas sind siin ammu. Vaatan sulle järele, kõik on väga hästi. Tulesid mu akendes, öösel jälle nähti. Vaatan sind. Vaatan sind, alles sa ju saabusid, naerdes eesikusse, proovisid mu kaabusid ja proovisid mu susse, tegid olulise pea, kui päikseprillid võtsid eest. Nüüd enam selleta ei saa, mis leidsin sinu silmadest. Sinu silmades ma nägin, mis on asja mõte, mida tuleb ära teha, enne kui kõik lõpeb. Enam aega pole tõega, vaja kohe minna, kus saab oja kokku jõega. Sinna, sinna, sinna. Vaatan sind, vaatan sind, vaatan sind, vaatan sind. Ära jäta kõike viimasel hetkele, nagu meie kõik tegime. Ma teen täpselt. Oleme noored, oleme mõnusad, seda ütles minu joodikust vanaisa. Ja täpselt nii saab. No nii. Tegelikult iga üks gümna üldse nii raske, et on vaja lihtsalt skeemida. Kõigil on tegelikult kõik asjad olemas. Ja siis, kui te leiate need vahendid, kui te kõik asjad läbi skeemida, siis on gümna üli lebo. Ta oli üle mõelda. Õige. Võta lõbusat asja. Ja kontrolltöödes mingi Teno taskust välja ja Google ja... Jätke meelde, et viis otsaga reedeti Saku naisid. Saku ois. Aitäh! Meeldi õpetajatele. Siis on lihtne. Lugege raamatuid. Palju õppida, kogu aeg peab õppima. Ei ära õpi kogu aeg, sa pead vahepeal muud ka tegema. Ja isegi kui tundub, et on väga raske, siis kuidagi saab kõik asjad saavad korda lõpuks. Jah, võtta mõtle. Õpetajaid tuleb respekteerida. Ja sa õpetaja hästi läbi ka. Ja siis sa meeldid, su nägu on meeldib neile ja siis sa saad meeldib. Aitäh! Seda saab vaibi keelesse. Karl ütleb midagi. Mida? Pidage meeles Maarjat. Kui te tunnete, et oleks vaja ilgelt südant puistada, et kuidagi need F-id kurnavad ja elus on vaja kellegile kurta, siis helista Maarjale. Maarja võtab alati vastu ja kannab su eest hoolt ja kutsub sind külla ja sealt juba lähevad asjad omaviisi edasi, et Maarja number, kes tahab, minu käes on olemas, tulge kontakteeruge. Amen. Ma arvan, mis ma õppisin on see, et isegi kui mul on jõhkralt palju asju teha, siis ma valin ennast välja ühe kõige tähtsama, tegelen sellega ja kuidagi alati nagu kõik jookseb kokku, kas tund jääb ära, õpetajat ei ole või ma vahetunnis teen selle ära, siis võtta ülivabalt. Ma ütlen seda, et tuleks kontrollöödaks õppida sõbrannaga koos ja nii lihtsam. No minu arust peaks nagu ikka pidudel käima ka, et see kool nagu muidu viskab liiga üle ka. Gümna on nagu detsibellid, et nad ei lähe arvuliselt järjest paremaks, nad lähevad nagu astmetega järjest paremaks. Gümnaasium läheb iga aastaga järjest paremaks, kordades paremaks. Selle nimel elage. Jah, eks ta läheb nii, et 10 on kõige lihtsam või 10 on kõige raskem ja siis tegelikult 12 on kõige lihtsam. Ole tark lihtsalt. Ei, lihtsalt nagu... Sa ei pea õppima, mida ta targad. Ma ei tea, põhimõtteliselt käi kohal lihtsalt.
see peaks just vastupidi, käi kohal siis, kui sa tead, et õhk on puhas. Survive ida või? Reaalselt kõik asjad tuleb õigeks ajaks ära teha, eriti uute, nagu uute tuleb kohe õigeks ajaks ära teha. Ja siis kõige olulisem skill, mis 10-st üldse saab, on nagu passive-aggressive vaidlemisoskus. Ilma selleta ei saa üldse hakkama. Ma ei tea, tegelikult tuleb nagu 10-st võtta täiega maksimumi, sest et see aeg läheb nii ruttu ja ma olen nii kurb, sest et ma ei võtnud viimast. Nagu põhimõtteliselt siin pole midagi survive ida, lihtsalt võtta kõike nii lihtsalt kui saad ja siis sa lihtsalt saad läbi. Skeemita lihtsalt. Võta kõik chillid, ära pinguta ja saa õpetajatega sõpradeks, siis saad kõik viied.